No tervist härrased. Juba pea 6 aega ei ole tulnud välja ühtegi videot ja selleks on oma põhjus. Margus otsustas, et tal on õigus minna puhkusele ja peale seda veel 8 nädalaks jääda haigeks. Nii et mitte ühtegi remonditööd ei ole tehtud. Aga Kristal on head tutvused, tõmbas parimad arstid ligi, nad tõid teiselt poolt välja sellest haigusest. Jah, täna ta juba tegutseb seal kapotjal, nii et saab ka teile midagi näidata. Täna meil on, ma ei tea, kas me õnnestub teise, aga see auto on vaja ära teha ja tegelikult see vajab ka tegemist. Nii et härrased, daamid, kui teid ka siin on, siis ühinege minuga ja ma kohe teile näitan, mis vaja teha nendel autodel. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sa tahad näha palju aku praegu on või? Enne kui keegi midagi teeb. 11,7 on vähe. Proovi käima panna. Need võib täitsa lihtsalt aku olla või? valida, aga teistes markidega ei. Ma tooks ühe teise koha. Või no me peame sinna tajama või mis me tegema? Või ei tee midagi praegu? Enne me ei tee midagi, kui see uus on olemas. Uus generaator? Praegu tõmmata sinna, selle ka sinna veel laibaks. Okei. Uus generaator või? No teine võimalus on tal maha viime remonti, aga noh. No tšau! Mind juba tuntakse. Igal pool. Üks võimalus on see remonti viia, aga noh. No aku on korras selles mõttes. No aku tundub hea, ja. Ta ei oleks muidu käima näinud. Laadimine on alla 12 volt, et see on midagi. Just mingi regulaator. Kas me saame praegu selle kuskilt või? Ma pean uurima, ma ei tea, ma ei ole vaadanud. Ja, aga tõsta teda peab tõstma, on ju? Nii ja naa võib-olla ei pea. Oleneb olukord. Näed, auto ise vaata tõstab. Tal voolu on vähe. Ta ise tõstab pöördeid. No, võib-olla küll. No, seda me märkisime ära seal, jah, et tõstab neid. Ja. No nii, hetkeseisuga tundub, et starteri viga on meil. Läheme praegu Margusega uurime, siis palju see starter maksab. Ja kas seda saab vahetada. Nii, esmalt on meil siin Opel, kes teab, see on meil ilusti rendis. Inimene sõidab, naudib ja siin on õnneks ainult üks probleem, aga mis ei ole kõige väiksem probleem loomulikult, meil on geneka viga siin, vana genekas on siin uus Margus tegi
Margus tegi pättust ja alustas ilma minuta, kuigi ta lubas, et ta annab mulle teada, kui ta alustab. Seega mina olen praegu natukene pettunud, aga ma ei tohi seda välja näidata. Muidu ta ütleb, et Kristo, ära rohkem tule minu juurde. Ei ole vaja. Kogu mu business seisab selle venna kätes. Nii, aga räägime nüüd natukene ka sellest autost siin. Volvo V50. Mis siis vaja teha on? On vaja, näete, ratastel on poldid, on viga saanud, need on täitsa olemas. On vaja see ära vahetada, siis on vaja ära vahetada, nii meenutan, kojameeste mehhanism. No, siin kojameeste mehhanism on katki. Ma ise oma loomingu tegin, ma pärast näitan teile, mis on. Ja mis meil veel oli? Amort, tagumine, aga mitte see siin amort, vaid see, mis hoiab seda luuki üleval. Et see oleks vaja ära vahetada. Praegu hoiab. Noh, siis kui vaja on, siis ei lähe katkine. Mis toimub, Margus? Nii, kui see kojamees ja siis tegelikult oli veel üks mingi andur teatud mingi kord nädalas, tal kaob võim ära. Seal peaks olema mingi anduri viga, aga hetkel me ei tea, milles see viga on. Ja tõenäoliselt, Margus, me ei saa teada ka, on ju? Sest ta praegu tegi mul seda jälle. Me võime selle arvuti taha lükata, aga see ei pruugi midagi näidata. Ühesõnaga, siuksed lood. Nii et vaatame, mis meil täna õnnestub kõik siin ära vahetada. Nii, leidsime kojamehe mehhanismi ka siia Volvosse. Leidsime poldid, need, mis lähevad rataste peale. 50 eurot tükk oma lemmikus Vääna auto lammutus. Kes jälgib neid minu videosid, siis teab, et ma olen siin juba varasemalt käinud. Ja siin on selles suhtes äge, et sa saad ise käia. Ma ei tea, kas sa väga pooldavad seda või mitte, aga põhimõtteliselt saab ise tutvuda. Lähed käid seal platsi peal ära, vaatad, millised autod on. Näiteks, kui ma tahaks siia panna nahkistmed. Siia nahkistmed, mida ma muidugi tegema ei hakka. Siis ma saaksin käia seal, kus on jää. Siis ma saaksin käia seal platsi peal ringi. Ja leida siis mulle vajalik nahkseisu, kui see muidugi on olemas. Et just selline, millist ma tahan. Ma saan kohe vaadata, mis seisukorras. Ma ei pea kedagi töötama ja kõik need asjad, mis siia kõrvale käivad. Nii, aga liigun vaikselt Marguse juurde. Täname osad varaosad ära. Või nad jäävad tegelikult siia autosse, me anname selle auto ära ja me jätkame praegu hetkel Opeli remonti. Loodame, et selle saame täna valmis. Sa tead või? Seal oli 4 V50. Kõigil kojameeste mehhanism lennu. Saad sarane. Ja võtsime selle S40 sama kerega. No neil võtsime sama, ja S40 pealt võtsime maha. No tšo, on lootust või? Kõik on tehtud. Kõik tehakse ära enne, kui ma jõuan. Ma juba hommikul alustasin. No jaa, aga sul lubasid kell 12. Ma olin kella 7 üleval juba. Sa oleks võinud ju öelda, et sa oled kohal. No ma hommikul käisin. See on ikkagi vaja alt, on ju. Kas sa visuaalselt oli juba näha mingid vead või? Visuaalselt ei ole, jah? See laagel vist läbisin ka. Midagi seal uurisid. Jaa. Siin on vana vist. 240 eurot. 240 eurot läheb sinna kapoti alla praegu. Või 230 või mis praegu. Hommikul läks ise tööle või? Ei läinud. Ei läinud, jah? Juba vaja starterit. Nii. Vist olen valmis rihma peale viskama enam vähem. Varsti, jah. On nii, on ju? Saaks panna, jah.
Mõtle Margus, selleks kenekat niimoodi vahetada, siis mootoripadi ära on ju. Siit eest kõik ära, kas siit tagant pidi ka midagi lahti võtma? Sealt poolt on kinnituspoldid ja juhe ja pistik läheb sealt poolt küll. Okei. Aga ees midagi ei ole, et on täitsa normaalne vahetada. Niisama ta saab vahelt välja ei tule. Ei tule, jah. Sellepärast ongi mootor üles tõstetud, et siit mahtus välja. Tegelikult saab allapoole saab ka välja, aga siin et üks nipp on see, et mootor tuleb ka üles tõsta. No see on nendele, kes kavatseb ise näiteks vahetada, et nagu Margus tõestab praegu, siis ei ole vaja alati tõstukit. Et võib ka ilma tõstukita teha ja siin vist tõstuk isegi ei oleks aidanud. Allapoole oleks ka kätte saanud. Allapoole oleks ka kätte saanud. Et mootor tuleb jah natuke üles poole tõsta. Tuleb sealt läbi rattakoopa, mis siit välja. Me mäletame. Ja siis saab, aga hetkel on nii nagu on. Ma lähen kohe teile näitan, mida aga Margus seal tegeleb. Saate talle puid alla laduda. Et ma ei tea, kas ma olen näidanud, aga sellel autol, see auto tegi avarii. Ma ei tea, ratta pealt näete, et on kõver. Ja siis sealt läks ilusti mootor maha. Eks ole, Margus? Ja tada! Ja siin on meil siin on tal järgmine laip ja ükskõik kui palju me ei ürita Margusega teineteisele selgeks teha, mitte teineteisele või lihtsalt nagu aru saada, et miks seda vaja on, siis me keegi ei tea. Aga ta otsustas tolle pealt mootori maha võtta ja sellele isendile peale panna. Ja. Tegemist siin on, LPG on peal ilusti. Tegemisi siin on. Ja roostetäpid tulevad, kõik asjad siin. See on üks Elantra, mis oli kunagi minu käes ja nüüd on Marguse käes. Ja Margus on ikkagi selles mõttes nagu segane vend, et talle meeldib sellised autosid korda teha ja tegelikult ka mina ootan. Uus raam, kõik läheb uus, kõik asjad üritab siia uued panna, mis võimalik on. Kas seda on vaja? No ei ole. Teab mina tean seda, Margus teab seda, aga sellegi poolest teeme, teeb, mis teeme, teeb, mina ei tea midagi. Vaat, aga lähme tagasi Opeli juurde. Et oli sel autol, olid laadimisprobleemid, muidugi alguses me ei teadnud, et on laadimisprobleemid, et klient ütles, et üks hommik ei saanud käima lihtsalt, nagu, ei tea, nagu aku sai tühjaks ütles. See oli ka peale esimesi neid külmasid. Et alguses mõtlesime, et äkki aku, kuigi aku on siin täitsa tutikas eelmine aasta pandud. No mis täit, üks aasta vana. Selle peale me nagu välistasime praktiliselt kohe. Ja Margus siis mõõtis siin, et laadimist ei tule. Muidugi hetkel saab olema päris piinlik, kui see ei aita, jah. Pärast on mingi pingeregulaator. 20 eurot tükki nägemist. Aga ei, mina usaldan Margust ja ma arvan, et ta saab korda. No nii, Margus. Nii, meil on kõik ära ühendatud. Nüüd läheb käivitamiseks ja mõõtmiseks. Hommikul juba aku ei andnud voolu välja piisavalt, et käivitada. Läheb selline starter. Palju siuke maksis, Margus? Asjad ei mäleta. Midagi üle 100 oli. Midagi üle 100. See on see, mis mul on vaja tegelikult osta. 140. Ja, natuke üle 100. No tšo, paned ise või? Ma võin siis panna. No pane. Viimast korra ei mõtlema.
ja siis vaatame kohe pealt laivis, kuidas see kõik käima siin nüüd läheb meil. Mis asja? Booster töötab. Me on valmis. Tõe hetk. Nagu prillikivi räägiks läks tööle. Nüüd on kõige tähtsam Margus. Vaatame voolud üle. Vaatame numbrid üle. Kui praegu on piks, siis on piks. Ja nii. Anname mõõda. Vaatame. No, ei olnud selles asi. Aga mine perse. Mis sest? Oli süüta. Okei. Siis on jälle nii. Kuna jälle Ma räägin sulle, pingeregulaator. On jah? Nii kaua kui Margus seal möllab, siis ma otsustasin teda aidata. Võtame siin selle kojamehe mehhanismi lahti. Ma võib-olla pärast näitan teile, mismoodi mina seda remontisin. Aga jah, proovime selle kõik lahti võtta ja äkki meil õnnestub endal vahetada see mehhanism ära. Nii, mehhanismi võtsin lahti. Kohe peame selle pistiku sealt lahti võtma ja siis võib proovida uus kojamees tagasi panna. Ja siis on korras. Samal ajal Opeliga ei olnud kõik nii lihtne, nagu meile tundus. Mingi juhtmenuss ja sõnad ei pähe. Margus praegu hetkel otsib, üritab aru saada. Teate, võib-olla ei olnudki kõik. Võib-olla kõik ei olnudki kenekas asi. Meil on õnneks teine Opel, kuigi selles mõttes teine mudeli asjad, aga äkki saab mingi võrdlusmomendi. Nagu mina sest elektroonikast ei tea üldse mitte midagi. Margus seal midagi mõõdab ja proovib aru saada, et tundub, et kuskil on lühis. Kuskil on juhtmestikus lühis ja kuidas see kätte saada hetkel ei tea. No nii, siin on korras. See kõik mehhanism töötab paigas. Margus on ka võidujoonel. Kohe peaks saama selgusele. Kuskil on meil lühis. Aga ma olen kindel, et Margus varsti paneb põlema. Nii et ma olen nii kaua siin, et Margus ei paneks oma Opelit põlema. Te ei saaks öelda, et juhtus lühis ja sai otsa auto. Midagi teha ei ole. Nii, aga minul on jäänud kojameed külge, kate tagasi. Ja võimalik, et ma lõhkusin ühe kojamehe ära, nii et võimalik, et ma pean minema ostma kojameest. Kuigi Margus ütles mulle, et mu käed kasvavad perse august. Siis ma tõin hakkama, vaadake nüüd. Ma olen tegija. Seal. Ainult on jäänud need korgid siin panna ja paar klipsi ja auto on korras. Ja nii, saime selle lõpuks kordana. Muidugi me proovime nüüd panna selle aku peale, et äkki oli selles asi. Aku paneme ka peale, siis on selge, milles kas see, praegu toimib igatahes, praegu on okei kõik. Nii et praegu seisuga on kõik super.
auto töötab, tõenäoliselt võib selle auto ära viia siit. Jah, vot sellise loo. Ütleme niimoodi, Margus ei tõenda seda, aga ütleme, et generaatori viga oli. On ju, Margus? Ei, ma ei keeranud uuelt seda nutrit, ega ma räägin. Vaata, venna vunt jätub. Jah, selge. Ma räägin uuele oli see kõrge. Selle autoga on korras. Ma arvan, et sellega on korras. Sellega, kas me selle võtame ette täna, Margus, veel või? Kas vahetame need poldid ära seal? Või sa oled kindel, et sa saad iga kell need kätte? Need saab kätte. Jätame... Ja vai. Selge, oleme kokku leppinud. Ehk siis hetke seisuga see jääb siia. Sellega ma lähen ära täna. Ma tahan oma auto kätte saada. Sellega ma lähen ära täna. Ja juba Margus ilma minuta vahetab siin asjad ära kõik. Ühe sõnaga. Tegelikult suht lihtsad remondid olid kõik. No lihtsad selles mõttes, et ehk siis, mis ma tahtsin öelda. Kahjuks seda, mis siin polte vahetatakse siin rataste peal, see kõik, see on meil kõik teisejärguline. See ei ole nii huvitav vaadata, kui selle Opeli remont. Nüüdseks on korras. Aitäh teile, järgmise kohtumisega.